Tere hommikust ja tere tulemast kuulama Empowermenti kogemuslugude sarja. Empowerment aitab juhtidel kiiremini nende eesmärki saavutada. Me teeme seda läbi tervikliku ja läbipaistva juhtimissüsteemi rakendamise, kus me siis koos juhi ja juhtmeeskonnaga loome selguse eesmärkides, soome selguse rollides ja vastutuses nende eesmärkide saavutamiseks ning rakendame sellise tagasisidestamise ja monitooringusüsteemi, läbi mille me siis tagame nende eesmärkide saavutamise. Mina usun, et juhtmeeskonna küpsusest ja sooritusvõimest sõltub ettevõtte arengukiirus ja jätkusuutlikkus. Ja meie tänase kogemusloo külaliseks on Rating Patesi tegevjuht Marko Põdra, kes tegelikult räägib, kuidas need selgus eesmärkides, rollides ja normides ehk koosolekutes ja tagasisidestamises on loodud ja kuidas tal on õnnestunud komplekteerida ja joondada siis oma meeskond ühiste eesmärkide taha. Et sissejuhatuseks veel ka nii palju, et meie tänane vestlus salvestatakse ja kui teil selle intervjuu käigus, millega me kohe Markoga alustame, tekib küsimusi, siis kirjutage need julgelt Teamsi chati. Meie vestlus on planeeritud umbes 30-35 minutit ja siis on meil jääb aega 10-15 minutit ka küsimusteks vastusteks. Aga hakkame siis peale, et tere hommikut, Marko, rõõm sind näha. Et räägi mulle, mina sind tunnen, aga räägi kuulajatele, kes on meiega täna liitunud mõne sõnaga endast ja firmast Rating Pets. Tere hommikust, Toomas ja kuulajad, kes on meiega liitunud. Et jah, mina olen tegelenud siis voodite ja vooditoodete valdkonnas juba pea 20 aastat, aga siis Rating Petsi formaadis tegelikult oleme me täna ikkagi veel väga noor ettevõte, et me oleme tegutsenud 8 kuud, aga teisalt on meil ligi 30 aastat ajalugu, mis tähendab siis seda, et me tegelikult oleme välja kasvanud ühest pikkade traditsioonidega Eesti turul toimetanud tootmisettevõttest. Ja kokkuvõtlikult, millega me tegeleme, meie missioon lisaks sellele, et aktsionäride huvide eest võidelda on pakkuda siis lõpptarbijale täisväärtuslikku elu läbi esmaklassilise une. Ja miks see on meie jaoks oluline, on see, et võib-olla kui ajalooliselt me olime võib-olla siis rohkem tootmisettevõte, siis täna ja tulevikus me näeme ennast rohkem tooteettevõttena, ehk siis me keskendume palju tootearendusele ja kõik, mis sellega seondub. Et mis see toode siis on? Millega toode sa on täisväärtuslikku elu inimestele pakkuda? Lihtsustatud, toode on voodi, ehk siis meie keskendume enamasti nii Põhjamaades kui ka Kesk-Euroopas laialt kasutuses oleva siis nii-öelda kontinentaalvoodi arendamisele ja loomulikult ka siis sellega seonduvad erinevad satelliittooted, et me otseselt ei piiritle ennast ja eks me ajas ka muutume sellega, kuidas turg ja turuharjumused muutuvad. Me oleme sinuga koostööd teinud tegelikult selle aasta algusest. Mis see sinu väljakutse ja oma ettevõtte arengus oli, et mis meid omavahelise koostööni viis?
no jah, ma võib-olla isegi läheks natuke, ütleme jah, meie niisugune aktiivne koostöö hakkas selle aasta algusest, aga võib-olla see nii-öelda flirt sellega oli, oli toimunud juba tegelikult ju pikemat aega ja eh, noh, ma üritan siis võimalikult lühidalt kirjeldada, mis meie siis, kuidas ma ütlen, kitsaskoht oli, et noh, nagu ma ütlesin, siis me oleme välja kasvanud juba aastakümneid tegutsenud ettevõttest, mis tegelikult tähendab seda, et meil on ettevõttes väga mitmeid väga tublisid ja pikaaegsete kogemuste ja teadmistega inimesi, aga mis puudutab siis võib-olla siis tänapäevaseid ja tulevikku vaatavaid juhtimissüsteeme ja praktikaid, siis kindlasti seal oli meil vajakajäämisi. Ja noh, ütleme, et võib-olla siis tööriist, mida armastate ka teie või mida Empowerment kasutab väga igapäevaselt oma tegevuses on selline asi nagu PowerScore, ehk siis see, kas me tegeleme õigete asjadega ja kas meil on õiged inimesed sellega seotud ja kas need inimesed ka omavahel kohtuvad ja vahetavad informatsiooni siis õige rutiiniga. Noh, eks see ongi nagu fundament selleks, et üks meeskond võiks toimida, et muidu sa jooksed ju sihitult ringi, sõltumata sellest, kui head su oskused ja teadmised on. Ja tegelikult enne meie koostöö algust sai seda siis seda meeskonna joondatust testitud ja ma ei tea, Toomas, kui sa võib-olla tahad ise äkki kirjeldada seda PowerScore'i loogikat natukene, et ma võin seda numbrilist poolt sinna juurde lisada, kust meil see alguse sai. No sa rääkisid tegelikult päris ilusti praegu selle lahti, et PowerScore'is on siis nagu 3 küsimust ja kuulajad saavad ka praegu seda testida, ehk kuivõrd meil on selge, et meie prioriteedid või siis meie eesmärgid ja kuivõrd meil on siis nende eesmärkide või prioriteetidega seotud õiged inimesed ja nad oskavad tegeleda õigete asjadega ja kuivõrd meil on siis paigas süsteemid, et inimesed saavad süsteemselt ja järjepidevalt kokku ja on pühendunud ühisele visioonile või siis nende ühiste eesmärkide saavutamisel. Ehk see on jätkuvalt see 3 elementi, eesmärgid, rollid ja normid on see õnnetablett, mis mina usun, et juht aitab oma meeskonnaga edu saavutada. Jah. Noh, ja kui me siis mõõdame neid 3 faktorit 10 palli süsteemis on ju siis ja selle ristkorrutisena, kui ideaalmaailmas võiks tulemus olla 1000 on ju, siis kui meie esimest korda seda kraadiklaasi kasutasime, siis me jõudsime tulemuseni 246, kui mu mälu mind ei peta. Noh, jah, mis ühtepidi võib-olla ei ole veel päris katastroof, aga teistpidi näitab kindlasti seda, et see meeskond ja see meeskond meie puhul on kõige olulisem ressurss, ei ole väga hästi joondatud ja rakendatud. Ja kindlasti ma arvan, et mis nagu sellise tõdemuse üks võib-olla nagu veel olulisem külg on see, et kui sul see punt eksperte tegelikult ei ole hästi joondatud, siis kindlasti on ka nendel indiviididel väga raske leida, kuidas ma ütlen, niisugust motivatsiooni ja powerit siis neid suuri eesmärke ära teha, sellepärast et mis tihtipeale nagu sellises olukorras hakkab juhtuma, on see, et me saame väga hea paralleel meie maailmast, et kõik hakkavad siis teki enda peale kiskuma natukene, et siis nii-öelda oma rolli ja oma eesmärkide täitmise nimel. Et ma juba etteruttavalt ütlen, et me tänaseks oleme selle numbri suutnud viimasel mõõtmisel viia juba 600-ni. Ehk siis see edasine või ütleme, et ma arvan, et meie koostöö päris hea mõõdik on ikkagi see, et see
see meeskond täna on oluliselt teises kohas kui siis, kui me alustasime aasta alguses. No mul on selle üle ainult hea meel. Aga nüüd tulles selle juurde, et kui alustasime 270-ga või 200 midagi, no igal juhul tugevalt alla 300 oli see number. Et mida ja sa siis otsustasid teha, noh, minu kaasabil, ja mida sa nagu ette võtsid siis? Kui sa nüüd mäletad, mis sa tegid siis? Noh, ütleme, et võib-olla üks põhjus, miks meil see võib-olla see eeltöö koostööle oli ka võib-olla tavapäratult pikk, oli see, et mul oli enda jaoks vaja seda veendumust, et kuna oli selge, et meil on vaja luua endale juhtimissüsteem, juhtimiskalender ja protsessid, mis meie tegevust toetavad. Ja siis, ütleme, et kui mina siis sinna GBF nii-öelda raamistikku sisse vaatasin võib-olla niisugune eemalt, siis ma arvan, et see kõige olulisem mõjur nagu mu otsuse juures oli see, et ta oli väga selge ja loogiline mu jaoks. Need elemendid on väga üheselt rakendatavad. Ja mis ta kindlasti tegi, oli see, et ta toetas väga suures osas meil siis, kuidas ma ütlen, välja tulnud kitsaskohtasid. Ja mis äärmiselt oluline kogu selle protsessi juures oli see, et ta kaasas tegelikult kogu selle meeskonna, et kindlasti hea koolitus annab ka väga head tulemust, aga väga oluline minu jaoks oli see, et see koostöö ja see, mida me siis terve meeskonnaga hakkame läbi töötama, et ta ei oleks niisugune, kuidas ma ütlen, kas siis minu ja Toomase toel monoloog ülejäänud meeskonnale. Et ta kaasas kindlasti, kaasas kogu meeskonda protsessi, mis tegelikult tähendas seda, et paljuski inimesed said ise endale eesmärke seada ja neid omaks võtta läbi selle, et loomulikult me omavahel joondasime need, et nad ikkagi ühtiksid ka sellega, mida me ettevõttena üritame saavutada, mitte üritame, vaid mida saavutamegi. Kui sa mõtled selle peale, et me teame, et muutused tulemustes tekivad ikkagi muutustena käitumises. Et mida siis võib-olla sina oma käitumises pidid muutma ja võib-olla ka hoiakutes või mis on muutunud selle protsessi käigus? Ütleme, et sisult müügimehena siis kõige suurem muutus oli see, et ma pidin sundima ennast vähem rääkima. Et ma üritan täna sulle ka natuke neetri aega jätta, aga tegelikult kuidas ma ütlen, et need muutused tegelikult, kui need toimusid, nad olidki hästi iseenesest mõistetavad, sellepärast, et ega mida me siis, see protsess on väga ju loogiline, et me kõigepealt väga selgelt siis defineerisime oma prioriteedid ja eesmärgid, ehk mida me oleme siin koos saavutamas. Siis võib-olla üks arvestatav muudatus ja mida me varem ei olnud ka selliselt käsitlenud, on see, et kuidas me oma siis seda meeskonda vaatame, ehk siis võib-olla varem me toimetasime väga palju niisugune indiviidi või inimese põhiselt, me selle vaatasime väga kiiresti ümber nii-öelda rollipõhiseks. Me eesmärgistasime rollid, me tekitasime rollidele prioriteedid nii pikemas perspektiivis kui ka see, et kuidas me kvartaalselt asju vaatame. Ja sidusime need rollid ettevõtte eesmärkidega, ehk siis see osa, mis paneb tegelikult selle meeskonna koos töötama. Rollide koha pealt oli ka veel see, et tegelikult kuna me hakkasime siis meeskonda
läbi rollide natuke teistmoodi vaatama, siis läbi selle tulid ka välja need kitsaskohad, et tegelikult mis rollid meil täna puudu on või mis on täitmata. Et noh, ma ütlen, ühtepidi hästi niisugune loogiline, aga kui sa teda loogiliselt ei vaata, siis sa ei tegele sellega. Siis noh, kindlasti niisugune struktureeritud juhtimiskalender on ju, noh, mis puudutab võib-olla selle PowerScore'i viimast osa see, et kas see õigete eesmärkidega ja võib-olla hästi paika pandud õige meeskond ka siis omavahel toimib. Ehk siis võib-olla niisugusest suurematest teemadest väiksemate juurde tulles, siis noh, loomulikult meil on aasta väga selgelt eesmärgistatud, ehk meil on aasta nii-öelda eesmärk, prioriteedid ja need mõõdikud, millega me siis kogu aeg mõõdame seda, et kas me oleme õigel rajal. Ja muuseas, see PowerScore on meie jaoks väga oluline juhtimismõõdik. Et seda ümmargust käibenumbrit või veel ilusamat kasuminumbrit taga ajada, ütleme, et see üldiselt enamikel ettevõtetel see info jookseb väga ilusti välja. Aga võib-olla siis, kui sellest aasta eesmärgist väiksemaks minna, siis me oleme, noh, tänaseks oleme väga selgelt juba 2 korda eesmärgistanud enda kvartalit ja ma arvan, et selle lühema perioodi eesmärgistamine, noh, seal võib olla erinevatel ettevõtetel sõltuvalt sellest, milline nende see nii-öelda ärimudel on või milline see äri on, võib ta erineda, aga meie jaoks kvartaalne eesmärgistamine tegelikult sobib väga hästi, sellepärast et ta on piisavalt pikk periood, et võtta ette võib-olla siis natuke suuremaid muutusi, mis on vaja ära teha. Ma toon siin võib-olla näite, et teises kvartalis näiteks meie võtsime endale eesmärgiks toote arendusprotsessi korda seadmise, noh, mis on meie jaoks väga oluline, et uusi müüke tekitada või siis kasvatada. Et üleöö või 2 kohtumisega sa seda ära ei tea, kvartaliga on ta vägagi hästi tehtav. Ja väga palju pikemaks me seda ka ei taha ajada, sellepärast et üldiselt noh, tänapäeval selle, kuidas ma ütlen, meie müükide nähtavus ette, noh, see ei ole aastates, et see on ikkagi kuudes mõõdetav. Ehk siis kvartaalne eesmärgistamine on kindlasti väga konkreetne siis muutus meie käitumises. Noh, ja sealt me lähme juba väiksemate nii-öelda siis perioodide juurde, kus me kuukoosolek, kus me siis jälgime seda, et meie kvartali eesmärgid oleksid endiselt fookuses, nad oleksid joonel, ja ka rollipõhiselt siis kuukoosolekutel vaatame, et kõigi nii-öelda rolli tulemusmõõdikud oleksid kooskõlas sellega, mida me kõik koos tahame saavutada. Siis kord nädalas me meeskonnana kohtume nädala koosolekul, mis on meil väga konkreetselt struktureeritud, et jällegi, et hoida fookust ja mida siis nagu natuke individuaalsemalt me teeme, me kasutame siis ka iganädalased staatusraportid ehk juhtmeeskonna liikmed ja tegelikult me seda viime ka laiemalt organisatsiooni on see, et inimesed annavad tagasisidet sellest, kuidas neil möödunud nädal on läinud ja kas on olnud kitsaskohtasid või kas on midagi, mida ülejäänud meeskond peaks teadma nende tegemistest. Ja siis kord 2 nädala jooksul, ütleme, et võib-olla esimesed 3-4 kuud me praktiseerime seda juhtmeeskonnas, peame me siis nii-öelda 1-1 vestlusi, ehk siis, kuidas ma ütlen, siis nagu vahetu juhiga, et siis võib-olla niimoodi natuke personaalsemalt käia läbi rolliga seonduvaid siis teemasid ja kitsaskohtasid. Ma ei taha ainult kitsaskohtadest rääkida, vaid me tegelikult ikkagi jagame ka väga palju neid edulugusid ja seda, mis ikkagi hästi läheb. Ja see on kindlasti ka üks nii-öelda osa meie juhtimiskalendrist, mida me täna oleme juba hakanud viima ka siis sellest juhtmeeskonnast kaugemale, ehk siis võib-olla järgmisse tasandisse.
no tegelikult sa selle käitumise muutuse küsimuse käigus sa tegelikult juba ka vastasid selle minu järgmisele küsimusele, et need olulisemad tööriistad sinu tööriistakohvris, et need ongi need kvartaalne eesmärgistamine, kuukoosolek, funktsiooni või valdkonna põhiselt siis nii-öelda tulemuse ja progressi monitooring, nädalakoosolek, üks-üks-vestlused. Ehk need on need põhilised tööriistad ilmselt, mida siis kasutad ja mis on koondatud sellisesse dokumenti või sellisesse formaati nagu juhtimiskalender, mis mõistet sa ka siin kasutasid. Just. Et, ma pean ütlema, jah. Ma pean ütlema, et mis on kindlasti nagu oluline selle juures on see, et selle, mida lihtsalt ma olen näinud, on see, et selle nii-öelda kliinilise rutiini hoidmisega kogu selle juhtimiskalendri osas, siis ma ütlen, et nädalast nädalasse, kuust kuusse tegelikult selle kvaliteet meie jaoks on kogu aeg paranenud. Ehk siis see, kuidas me tagasisidestame oma tegevust teineteisele ja tegelikult seega, kuidas me seame neid prioriteete, et see ajas kogu aeg on nii-öelda siis oluliselt kvaliteedis paranenud. Lihtsalt ma ütleks, et hästi oluline aspekt seal on see just selle rutiini hoidmine. Et ma ise ka, et kui ma näiteks mina pean üks ühele vestlusi täna siis 5 juhtmeeskonna liikmega, siis ma üldiselt enda kalendris ma ikkagi üritan nagu selle muu elu puhtaks lükata, et need ikkagi saaksid toimima, mitte vastupidi, et see peab ikka olema väga oluline klient, kes tahab juttu rääkida. No väga tore, kui sul prioriteedid niimoodi paigas on, et meeskond ikka kõigepealt. Et see, nagu ma ütlesin, et siin kohe alguses, et mina ka usun sellesse, et just juhtmeeskonna sooritusvõimest sõltub see, kas ettevõte kasvab ja kui hästi ta kasvab ja kui jätkusuutlikult ta kasvab. Et kuhu sa tänaseks oled jõudnud siis oma ettevõttega ja oma meeskonnaga? Ja mis plaanid on edasi? Ja just võib-olla selles kontekstis, et kuidas see meeskond oleks jätkuvalt joondatud ühiste eesmärkide taha, et need eesmärgid sa ikkagi ära tooksid, mida sa oled mõelnud ise ja koos meeskonnaga. Seda on võib-olla nagu seda on ütleme, et ma võib-olla saan nagu kommenteerida seda, et mis on nagu kõige suurem muutus on olnud, ongi see, et on see fookuse hoidmine, kui ma võtan nüüd näiteks teist kvartalit, mis oli siis, mis oligi teist korda, kui me nii-öelda sellises võtmes seda eesmärgistamist vaatasime, siis ma ütleks, et me oma näiteks kvartali prioriteedi täitmisel oleme väga lähedal ja oleme seda nii hästi, kui see mõõdetav on, ka pidevalt mõõtmas, kui ma vaatan, et kui ma tulevikku vaatan, siis ma kindlasti näen seda, et meil on kõvasti ruumi oma siis eesmärgistamise kvaliteetsemaks muutmisel. Ma võib-olla kommenteerin seda sellega, et kui me varajasemalt siis seades nii rollidele kui ka meeskonnale ja ettevõttele tervikult eesmärke, üritasime siduda neid võimalikult paljude mõõdikutega, mis tegelikult tagantjärgi vaadates osaliselt ei olnud objektiivselt mõõdetavad, siis ma täna ütlen seda, et me kindlasti edaspidiselt võib-olla ajame seda fookust veel natukene kitsamaks, aga see, et kvaliteet oleks maksimaalne, et üldiselt see minu jaoks hästi oluline osa ja kus ma näen, et hakkab ka muutus tekkima, see, et kui nendes kui need siis eesmärgid või prioriteedid on hästi mõõdetavad, siis on neid ka oluliselt lihtsam juhtida. Et just, et meil oleks tegevuses ja võib-olla ka siis
et meil oleks igapäevategevuses võimalikult vähe niisuguseid nagu subjektiivseid või hinnangulisi mõõdikuid. Üks asi, mida me kindlasti ka jätkuvalt teeme ja oleme ka, ütleme, et meie omavahelise koostöö võib-olla niisugune nagu intensiivsem faas sai ka läbi, siin on ju nüüd 1,5 kuud tagasi, kui me olime käinud läbi need võib-olla selle GBF formaadi nii-öelda põhilised osad, aga me oleme kindlasti jätkanud seda, et me oleme meeskonnana, võtame iga nädal paar tundi aega, et nii-öelda pundina õppida ja areneda. Et nii-öelda selline trenni tegemine iganädalaselt, et seda rutiini me oleme ka endiselt hoidnud, et me koos siis selle trenni tegemise fookust ka siis lükkame ühele või teisele poole vastavalt sellele, mis meil hetkel on võib-olla rohkem pitsitab või mis rohkem annab positiivset tulemust. Selle eesmärgistamise kohta võib-olla siin kuulajatele nii palju, et Marko kasutab eesmärgistamisel eelkõige just kvartali arengu eesmärkide ja siis ehk siis prioriteetide seadmisel sellist raamistikku nagu OKR, mis iseenesest ju nõuabki ja aitabki selle eesmärgi mõõdetavamaks muuta, ehk siis OKR objective ehk siis uus olukord, mida me soovime saavutada ja key result ehk siis mõõdetavalt, kuidas me seda eesmärki saavutame läbi siis mingi tegevuse tulemuse. Ja just mõõdetavusega. Meil on raskusi ja esimestel kordadel siin on alati kõigil raskusi neid key result ehk siis võtmetulemusi mõõdetavaks muuta. Aga nagu sa ise ütlesid, nii mina ka näen ja ma kindlasti loodan, et nüüd ka 3. kvartalis on need võtmetulemused meil oluliselt kvaliteetsemad. Kuidas sa ise nagu tunned või mis sa ütled selle OKR-i kohta, et aitab see sind eesmärgistamisel selline raamistik, selline põhimõte, selline lähenemine? Nüüd sa saad vähemalt lõpuks ühele küsimusele väga lühikese vastuse, jah. Okay, no väga tore. Aga ma kordan seda, et selles mõttes, et ikkagi see ütleme, et see, mida mõõdad, seda juhid, et see nii lihtne ongi. Lihtsalt ainuke asi, mida ma nagu enda seisukohalt või enda kogemusest ütlen, see ongi, et nende mõõdikute seadmisel tuleks alati väga ausalt hinnata seda, et kas me oleme võimelised seda, et kas ja kuidas me seda infot kätte saame, et me saame seda mõõdistamist ka igapäevaselt ja mugavalt teha. Et lihtsalt meie puhul ma julgen öelda, mitte küll nagu enamuses, aga meil on olnud mõningaid siis mõõdikuid, mille tegelikult mõõtmine meie enda jaoks on väga keeruline ja ajamahukas, et need eeldused peavad ka olema selleks. Ja siin selles suhtes need eeldused tuleb luua, et küsimus ei ole selle mõõtmise keerukuses või mugavuses. Küsimus on selles, et nagu John Doerr ütles, et mõõda seda, mis loeb. Ja kui selle mõõtmine on keerukas, aga see on oluline, siis tuleb see lihtsalt ikkagi ära teha. Et ma olen küll ja küll kuulnud siin juhte ja ettevõtteid, meeskondi, kui räägitakse, et ei, tarnekindlust ei ole võimalik meil mõõta, see on nii keeruline, siis lõpuks ikkagi saadakse aru, kuivõrd oluline see on ja leitakse alati lahendus. See on väga hea näide selles suhtes, seal me oleme hakanud ka, kuna tarnekindlus on ka teema, mida meie mõõdame ja see on väga oluline mõõdik meie jaoks, siis see on ka koht, kus tegelikult meil, kuna me tarnime klientidele erinevate tarneklauslitega, siis see on koht, kus näiteks meie hakkasime, kuna me ise ei saanud seda infot mingites lõikudes väga hästi kätte, siis me hakkasime näiteks kliendi infot ära kasutama selle mõõtmiseks, mis on täiesti okei. Et mis siis veel nüüd igapäevaselt, kuidas sa toimetad? Sa oled juba põgusalt muidugi rääkinud, aga kui sa võtaksid nagu kokku, et mis on igapäevaselt tegevused meeskonna joondatuse ja pühendamise tagamiseks? Pane nüüd bullet pointidena, mis sa välja tooksid? Bullet pointidena, ma kordan ennast, aga endiselt sellele, see nii-öelda
rakendatud juhtimiskalendri püha järgimine, et noh, see järjekindel toimetamine, ma ütleks, et see on hästi, hästi oluline. Noh, ütleme, et meil täna on ka kindlasti vägagi päevakorras see, et kuna turu olukord on näiteks viimase kvartaliga meie jaoks väga palju muutunud, on ju, siis on ka see, et me kasutame neid samu tööriistasid siis, et oma sihikut jälle nagu, kuidas ma ütlen, paika timmida. Et jah, niimoodi nagu üldistatult, võib-olla kui sa täpsustad veel, siis ma... Ei no jah, kui sa ütlesid, et jälgid juhtimiskalendrit ja need elemendid sa tõid ära, noh ikkagi ka juhi 2 põhilist tööriista nii-öelda igapäevaseks toimetamiseks ongi ju minu arvates vähemalt juhtimismeeskonna nädalakoosolek ja 1-1 vestlused. Ja siis, mida mul oli hea meel kuulda, et sa jätkuvalt, et sa jätkad praegu siis selle meeskonna arengutreeningutega. Ehk sul on siis nagu 3 sellist koosolekut läbi, mille sa tagad, et asjad saavad tehtud. Nädalakoosolek, treening, 1-1 vestlus. Või on veel mõni salajane element sul taskus? Ei no, me juba PowerScore'ist rääkisime, see on tööriist, mida me kokkuleppeliselt kasutame täna kvartaalselt. Ja ma arvan, et see on väga oluline, sellepärast, et see on oluline mõõdik, et aru saada, mis su ikkagi selle meeskonna tervis on, et kui see PowerScore on kas väga madal või on suunaga alla poole, noh, siis ilmselgelt on seal meeskonna tervises midagi, mis vajab tähelepanu. Noh, ja kindlasti, noh, ütleme, et ka need praktikad on ju, mida me oleme läbi selle koostöö rakendanud, nagu see, et me näiteks oma strateegilise plaani oleme pannud ühele lehele, et ta oleks siis läbi rollide ja eesmärkida selgesti siis arusaadav kõigile. Et jah, niisugused, noh, kuidas ma ütlen, et üks on see juhtimiskalendri osa, teine asi on ikkagi selle juhtimissüsteemi ülesehitamine läbi dokumenteerimise ja see, et me kaardistame seda ja noh, siin jällegi meie koostööst on neid tööriistasid tekkinud küll häid, et... Aga kui sa nüüd võtaksid, hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, et kui sa võtaksid kokku selle, et mis kasu on, mis koostöö Empowermentiga sulle andnud on? See on natukene trikiga küsimus, ma tean ju ka seda, et sa just ütlesid, et sa siin teine kvartal on keeruline ja sa oma eesmärke ilmselt oled sunnitud võib-olla natuke ümber hindama, ja ma tean, mis need on, aga siis ma ise olen nagu murelik, et mis kasu ikkagi nüüd on, et me oleme sinuga siin 5 kuud koostööd teinud? No nagu ma ütlesin ka, vaata, ega see otsus seda koostööd alustada ja meie jaoks see koostöö on olnud investeering samamoodi, nagu me investeerime tootmisliinidesse või inimestesse, on ju. Et tänapäeval on vist see kohatu tsiteerida idanaabri poliitikuid, aga vist see oli vist Gorbatšov, kes kunagi ütles, et peab olema oskus vaadata horisondi taha. Ja ma arvan, et mida miks ütleme, et meil oli kindlasti vajadus oma juhtimissüsteemi korrastada ja üle vaadata, aga me tegime seda teadlikult selle vaatega, et kus me tahame olla aasta pärast või 2 aasta pärast, et ütleme, et selle juhtimissüsteemi ülesehitamine ja korrastamine ja enda järgi mugandamine, et see ongi kestev protsess. Et ümmarguselt vastasin selle küsimusele. Et me ikkagi võtame seda kui pikaajalist investeeringut ja mitte kui koolitusprogrammi. No seda on hea meel kuulda ja ma ise ennast koolitajaks ei pea, ma ikkagi olen ennast juhitreener ja meeskonna abitreener.
meeskonda treenib ju juht ja Rating Peetsi juhtmeeskonda treenib Marko. Ja mul on lihtsalt au olla seal abitreeneri pingi peal koos Markoga. Et mida sa soovitad mõnele juhile, kes on võib-olla selliste väljakutsete ees, milles sina olid siin pool aastat tagasi? No ma esiteks, kui vajadus, ütleme, et kui on sellised väljakutsed ja vajadus nendele lahendus leida, siis ma lihtsalt julgustan astuma esimene samm. Jällegi oma kogemusest ka jällegi, ma võib-olla soovitaksin teha ettevõtte sees ja enda peas ka niisuguse natuke detailsema auditi selle koha pealt, et kuidas need, kui me räägime nüüd just sellest GBF raamistikust, on ju, et kuidas need erinevad elemendid on ettevõttes rakendatavad, sest ütleme, et jah, et see võib olla see niisugune päris intensiivne tegevus on tegelikult sellised suured teemad suure seltskonnaga ja suhteliselt piiratud ajaraamistikuga läbi käia. Et lihtsalt võib-olla enda jaoks, niisugune lahti mõtestamine on hästi oluline. Ja see, just see eesmärk, mida sa sealt saada tahad. Et kui sul seda enda nagu konkreetset sihti ees ei ole, siis tihtipeale need, ütleme, et siis töötoad võivad muutuda koolituseks. Meie puhul nad ei muutunud. Et meil oli väga selge eesmärk, mida me tahtsime saavutada ja. Aga ma ei tea, kas ma mainisin selle ära, aga me tänane see power score on 600, et ma tahan öelda, et meil on nagu kõige lihtsam mõõdik kogu sellele viimasele 6 kuule on see, et meil on meeskond siis, täna ma julgen öelda, kordades rohkem joondunud meie eesmärgi taha. Okei. Kuule, aga meil on aeg otsas või isegi planeeritud ajast 2 minutit üle, et igatahes suur aitäh, Marko, jagamast oma lugu, kuidas sa oma ettevõtted ja oma meeskonda oled ühiste eesmärkide taha joondanud. Ja muidugi eraldi tänan sind tunnustava tagasiside eest meie koostööle ja mul oli nii hea meel lihtsalt kuulda need asjad, mis mina leian ja arvan, et on olulised meeskonna toimimiseks. Täna ma kuulen, sa räägid, et need ongi loomulik osa sinu elust ja tööst. Et ma tunnen, et midagi ma olen ka hästi teinud. Aga meil on mõned küsimused ka tekkinud kuulajatelt, et kuidas siis Marko need parimad inimesed oma meeskonda meelitab? Selleks on väga head ühest vastust jälle väga raske leida. Ma julgen öelda, et tegelikult paljuski see ju, millega me oleme aktiivselt viimast pool aastat tegelenud, on tegelikult ettevõttele niisuguse väga hea hügieeni loomine. Ja kui ettevõttel on korras hügien, siis ta muutub juba oluliselt atraktiivsemaks siis tugevatele tegijatele. Loomulikult ei saa kõrvale jätta seda, et see nii-öelda terviklik motivatsiooni pakett peab kõike seda toetama. Aga ma arvan, et kuidas ma ütlen, et see ettevõtte hügien ja tegelikult väga oluline osa on just see kultuur ja need väärtused, millega siis toimetatakse. Et see kindlasti väga palju mõjutab seda, et üks asi on see võib-olla see tugev tegija enda juurde meelitada, teine asi on see, et see tugev tegija püsivalt ka tahab suga jääda koostööd tegema. Ja selleks on just see, ma ütlen, see niisugune kultuur ja väärtuste kokkulepe on hästi oluline. Et ma ütlen, meie seisukohalt on see väga palju olnud üles ehitatud niisugusele uudishimule ja võib-olla usaldusele või need on need teemad, millega me täna teeme kõvasti tööd. See, et me loome väärtust oma tegevusega, see, et me kõiki asju mõõdame ja objektiivselt mõõdame, läbi selle me tegelikult lõpuks loomegi väärtust.
võib-olla mingile osale sellest küsimust vastas. No ma loodan, et me ei saa seda üle küsida. Et üks küsimus on veel, et natuke haakub isegi selle küsimusega, mida ma ise mõtlesin, et küsida, aga et kuidas kriisideks valmistute on siin täpselt kirjutatud? No ma pean ütlema, et kriisideks valmistuda ongi väga keeruline, et kui sa oleksid väga hästi selleks valmistunud, siis see ei oleks kriis enam. Et siis ta on lihtsalt planeeritud keskkonnamuutus. Aga jällegi, ma arvan, et kriisidest võib-olla lihtsustatult on nagu lihtsam läbi purjetada, kui sul siis kuidas ma ütlen, tegevusmallid ja süsteemid võimaldavad dünaamiliselt oma suunda muuta või korrigeerida. Ja jällegi, selleks need erinevad rutiinid, mida meie oleme rakendanud, on vägagi praktilised. Nagu Toomas, sa ise tõid ka välja, on ju, et kuna võib-olla viimane kvartal on meie regioonis nii-öelda lõppkliendi tarbimiskindlust kõvasti alla toonud, siis ega meie oleme pidanud ka kohendama siis oma tegevust sellele vastavalt. Ma arvan, et kriisidega tegelemisel on kiirus on võib-olla kõige suurema tähtsusega. Aga jah, ega seal ka, ma arvan, niisugust hõbekuuli head ei ole. Ja, aga ma lihtsalt nägin, eile oli meil sinuga vestlus ja ma nägin uut plaani. Ja selle plaani realiseerimine nõuab ka mingeid asju ja selle sa jälle kavatsed nüüd varsti meeskonnaga 3. kvartali eesmärgistamise faasis nagu kokku leppida. Või tekib seal mingi muu prioriteet, muu fookusteema läbi, mille siis selles keerulises olukorras, kus sa praegu tegelikult nagu ettevõttega oled, hakkama saada. Okei, aga sellega on meie tänane kogemuslugu hakkab läbi saama, et kui keegi tunneb, et täna kuuldu ja teda kõnetab, siis võtke aga julgelt Empowermediga või minuga ühendust. Ja aitäh kõigile, kes võtsid aja siia tulla ja siin olla või siis järelsalvestust vaadata. Ja aitäh, Marko! Et nägemiseni, kuulmiseni! Nägemist!